Kus teletupsud on? Tere hommikust! Me oleme täna Emiliga kahekesi. Ütle tere hommikust! Kyllä lunkiläksima. Ütle tere hommikust! Koton siinä lunkema. No okei, teeme siis nii. Ja muidugi meil on ju teletupsud. Siinä lunkiläksima. Kuidas ma küll sain unustada nii tähtsaid tegelasi Emmi elus? Ma viisin Sofi juba lasteaeda ära ja Issi läks tööle. Aga täna oli nii naljakas, kus ma kuulsin hommikul, kuidas Sofia hakkas Emmit äratama. Kuigi Emmil ei ole lasteaiapäev, ta oleks võinud magada. Aga Sofia hakkas Emmit äratama. Emmi äratus, Emmi äratus. Emmi ütles, ei Sofi, ei Sofi. Ja siis Sofi tuli üksi. Nii see meil põhimõtteliselt käib iga asjaga. Emmi tuleb. Emmi tuleb! Nii on see meil peaaegu iga asjaga, nad tahavad kõike koos teha. No tegelikult olgem ausad, Sofia tahab kõike Emiliga koos teha. Kes siin peitus on? Tita. Tita. Tita! Tita. Tita. Ja, peale. Beebikene. Minä Titale juua, jah. Nim, 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 nim. Miks sa silma paned selle emmikene? Ai, Tita. No, ma nägin väga õudsat asja praegu. Ma nägin internetis hoiatust, mis hoiatas selle eest, et nendes kaelkirjaks Sofides, mis on ju beebide lemmikud üle maailma. Kaelkirjaks Sofi. Ma arvan, et iga lapsevanem teab, mis see on. Et kaelkirjaks Sofides võib olla hallitus, kui seda on juba mõnda aega kasutatud, sest teadagi on ju beebid nätsutavad seda päris palju. Ja sinna tekib niiskus, siis mis tõttu mingi aeg tekib sinna hallitus. Päris õudne vaatepilt oli, seal oli üks ema lahti lõiganud selle ja väga vastik hallitus oli sees. Ja päris õudne mõelda, et laps närib asja, mille sees on hallitus. Okei, meil pole seda suurt kaelkirjaks Sofit kunagi olnud, meil on olnud väiksem, mis minu meelest ei ole sees tühi, nii et meil peaks okei olema. Aga no anyways, meil ei ole enam beebisid, eks ju, nii et ma ei pea selle pärast muretsema. Aga siis mul tuli pähe kohe vannipardid, meil on vannipardid ja need on täpselt samamoodi sellist tühjad ju ja need on kogu aeg niiskuse käes. Et siis, me olen enamik vannipardid aja jooksul ära visanud, mis on meil vanemad olnud, aga meil on üks vannipart veel alles. Ja meil millegipärast on tekkinud praegu selline issand jumal, ma nii kardan, et selle vanniparti sees on hallitus ja ma olen lasknud enda lastel sellega mängida vannis kogu aeg. Ja see on päris mõnda aega meil olnud. Emmika. Panen teid siia. Meil on selline päris hea huumorisoonega part. Võt. Ja me nüüd, see part on meil olnud kaua. Ja me nüüd kavatsen ta lahti lõigata. Ja vaadata, mis seal sees on. On karda? On karda? Kui seal ongi mingi hallitus sees, siis ma olen ikka väga pahane enda peale. Nii et ma proovin nüüd selle lahti lõigata. Ma ei tea, ma päris pead ei taha maha lõigata. Ma ei taha näha, mis siin sees on tegelikult. Aga samas edaspidi oleks hea teada, siis mul on äkki motivatsiooni rohkem nüüd jälgida paremini. Kuigi mulle tundub, et siin sees on midagi musta. Siit paistab natukene läbi nagu midagi. Emmi, ära tee. Pani tagasi. Okei, ma ei tea. Ma ei tea, kas sa tahad seda näha, mis siin sees on. Siin on praegu ka natukene vett sees, sest need eile õhtul käisid vennis. Küünelakk on see, jah? No nii ma lõikan ta saba maha. Ma ei taha, mis siin sees on. Tuleb vett välja.
kuigi ma oma arust pigistan neid tühjaks, kui nad vannis ära käivad, aga no need ei lähe täitsa tühjaks ju. täiesti see puhas see küll seest ei ole. ma juba nägin, täiesti puhast ei ole. ma ei tea, kuidas tundub. Kaameras tundub enam-vähem puhas, aga siin on ikka hallitus sees. Natukene hallitust on sees. Mitte küll nii õudselt kui seal kaelkirjaks Sophie pildis, mis ma nägin. No näed sa. Hallitust täitsa olemas. Vaadake, mis Emmi siin vahepeal toimetab. Terve meigi asjade sahtel on lahti võetud. Ühesõnaga, ma olen nüüd natukene kergendus, et see vaatepilt seal sees ei olnud nii hull, kui ma kartsin, aga samas ma olen ikka päris pahan enda peale. Ja meil on sellised mänguasju veel, mis on näiteks Peppad on ju, need on ka sees tühjad ja auguga. Need on meil täitsa uued, nii et nende pärast ma veel ei karda, aga ilmselgelt väga kaua ei saa sellised mänguasju hoida siis ju. Jah, ühesõnaga mõrvasin ühe vannipardi siin täna ära. Ma ei tea, mida teised emad kodus teevad. Tõin Sofia vahepeal lasteaiast koju ja tema soov on täna õhtul painkooke saada. No ma ütlesin talle, et ma ei tea, natuke väsinud täna, äkki ei tee painkooke, ostame painkooke, eks? Ja selle peale ütles Sofia, et ei, ise peab tegema painkooke. Mine vii Emmi nagu. Ja kohe lähen. Ja selle peale ütles Sofia, et ei, ise peab tegema painkooke. Oli nii või? Teadsid nii väga ise teha painkooke. Ehk siis jah, me siis teeme ikkagi ise painkooke. Ilmselgelt tütar on juba targem kui emme. Muidugi peab ise tegema painkooke, on ju? Ja Sofia... Ise tehtud painkoogid on paremad. Mis sa ütlesid? Ise tehtud painkoogid on paremad. On ju? No võt. Ja Sofia soov on saada täna banaanipainkooke. Nii et me teeme banaanipainkooke. Ainult 2 koostisosa. Nüüd teeme kahvliga banaanid katki, eks? Ja me kooki teeme teed. Kooki teeme. Ja, kuidas teile maitsevad? Need on väga head. No meil on täna pool vlogi vist vannitoas tehtud. Me ei tea, kas ei olnud mitte alles täna hommikul, kui ma siin uhkustasin sellega, et tüdrukud kõike koos teevad. No täna oli selline õhtu, kus nad absoluutselt omavahel läbi ei saanud ja no... See on täpselt selline asi, mida sa nagu tegelikult oskad karta, kui on kaks või rohkem lapsi kodus, on ju, et tõenäoliselt on päevi, kus nad läbi üldse ei saa, aga no ausalt, meil ei ole olnud ennem niimoodi. Niisugune paras võitlus käis meil siin terve õhtu läbi. Aga nüüd nad magavad ja meil on kodus jälle vaikus ja rahu. Ma loodan, et see oli siuke erandlik päev meil praegu. Et see ei hakka nüüd edaspidi niimoodi olema, et ma pean kogu aeg tüdrukute vaidlusi lahendama. Ma siin veedan nüüd natukene aega pesumasinaga. Ootan oma kalli abikaasa koju ja saab ma lõpuks magama. Väga suur respekt kõikidele, kellel on rohkem lapsi kui meil. Ja suur respekt kõikidele, kellel on sama palju. See on ikka täiesti õudne. Mul see üks poolik päev pani ikka peast kinni hoidma niimoodi, mida ma teen.
aga okei. See päev on kohe läbi ja homme on uus ja ilus päev.